Tere head sõbrad, meie seiklused TF TAKis ehk siis toote- ja fermentatsiooni tehnoloogia arenduskeskuses jätkuvad. Meie esimene ülesanne oli siin tõestada, et kas meie lõhna- ja maitsemeeled üldse töötavad ja me saime ainult positiivset vastukaja, mis tähendab seda, et nüüd me saame minna hakata nuusutama ja maitsma täitsa turule tulevaid uusi tooteid. Meid oodab siin uus taga ekspert, kes hakkab meid toitma. Läheme sisse. Tere Rain! Tere! No nii, sa oled meile menüü valmis pannud? Esmalt on siis menüüs kala ja meil on üks tore invasiivne liik. Algust ta ei olnud tore, et kui ta 2002 siin esimest korda leiti, siis kõik olid mures, et nüüd oi-oi, mis meie reimest ja kilust saab, et ümarmudil. Kena pontsakas kala. Täitsa õudne kala. Tema väärtus kokkuostuhind on juba kõrgem kui reimel. Et üle 1 euro on juba kokkuostuhind ja reimel on seal 40 senti. See on siis tõeline tuhkatriinu lugu. Lähed võõrasse kohta, eks ole, vaatad sõpru ei teki sul, ainult vaenlased, keegi ei taha sind näha ja vaid paarkümmend aastat hiljem tõused troonile ja oled suurem tegija kui kohalik modell ise. See ei ole päris selles mõttes tuhkatriinu lugu, et selles mõttes sa tulid, aga siis sa hakkasid paljunema ja siis sa võtsid üle. Ja see on natuke selline vallutuslugu pigem tõesti, selline invasiivne liik on ta ametlik termin. Ma oleks tahtnud romantiliselt hoida aga kõik. Siin ei ole midagi romantilist. Ja uudis on see, et me oleme hakanud teda nüüd siis ikkagi müüma ja pakendama ja me saame mingit kasuda. Meil on ka see lööklause, et if you can't beat them, eat them, et me hakkame teda sööma. Ja nüüd on valida inimeste toitu ja ka lemmikutele. Super. See on täis tavaline praetud ja, kala. Praetud ümarmudil. Ta on ju looduslik, et mis see kuidagi teiega seotud on? Meie leiame viise, kuidas seda kõige paremini väärindada. Kõige suurem probleem on see, et tema pea on väga suur ja me küsime tarbijate käest, kuidas kõige parem on ümarmudilat tarbida. Siin on praegu siis ma saan paneeritud. See on üks tarbijate lemmik. Üks tema probleem, millega me peame tegelema, on see, et temal on päris suured luud. Ja tugevad luud just. See ongi nüüd probleem, kus me siis jõuame arenduste käigus, et me peame kas siis tegema sellest sellist sõelutud liha, sest see liha on väga maitsev. Hästi räimelaadne. Natuke meenutab isegi kalapulga sees olevat nagu sellist pastat või püreed. Ma võtsin väikse ampsu ja siin sain 10 luud suust veel nokkida. See tähendab siis seda, et see keskus nüüd siis võtab selle kala ette, laotab ta siis pulkadeks laiali. Ja just, et erinevaid tehnoloogiat katsetame. Et läitlased teevad näiteks temast konservi. Mulle juba meeldib, siin on mu nimi kirjas. Absepti juuras. Juuras on siis mudil läti keeles. Kas ta ei ole tomati või? Äkki on kuule, ma tõlgin ära. Läks paremini. Juura on meri ikkagi läti keeles. Ei vedab sul praegu. Sama maitsega kastmes, mis on need kõik. Raim tomati kastmes. Raim ja tomati kastmes sarnaseks. See on Raim tomati kastmes. Kui keegi paneb selle mulle lauale, siis ma ütlen tervist. Sööki Raim ja tomati kastmes mulle. Aga see ei olegi juba nagu siis ära püreesta kuidagi? Luud on pehmevad. Et see on üks näide, kuidas siis sellest probleemist vabaneda. Et kui siin tõesti need hambavahelt nokid, et siis selline täiendav töötlus muudab ta pehmeks. Võib-olla natukene uhkemas purgis, kui tavaliselt me sööme kuskil konservis seda. Kas siin on potentsiaali, et seda ümarmudilat võiks sellest kasutada sellises tootes? Ma ütlen, maitsestus minu võib-olla kirtsutas nina oli, mina teeks maitsestust veel rohkem. Ja ei, maitsestus on natuke tõesti selline tomatipasta lääge, võiks olla kala rohkem. On see turul juba, et see on juba turul, aga see on, nagu te näete, lugesite siin Läti toode. Ja, siis me võime olla ausad. Tehke Eestisse ka, aga tehke parem. Ja seal võib ka täitsa vabalt Jüri kirja panna, kuidagi, mingil moel. Ja ei, ma ei ostaks seda. Ma mõtlen seda konkreetselt. Sellepärast, et see tomati pasta või kaste, mis siin sees on, kuidagi nagu võõras ja magus ja ma ei tea, kas ta on aga kui ta oleks nüüd ikka eestipärane. Kui ta oleks ikka eestipärane, kui sa ikka sisuliselt võtad täpselt samad retseptid, mis on räimel tomatis ja paned sinna räime asemel mudila. Sa võid kirjutada sinna räim endiselt peale ja mitte keegi ei paha. Ma ostaks seda ka. Kui see on soodushinnaga, võtan soodushinnaga ja naudin. Rohvi ära võiks muretse. Ma olen ju Pärnus. Sealt on ainult tund aega, ma olengi juba Lätis. Ma olen toon sulle terve kasti töö. Aitäh ja vastuseks ma annan sulle siis mudilast head ja paremat. See nüüd siis on loomatoit, jah? See on nüüd loomatoit ja tõesti ongi tegelikult praeguses turuolukorras, nagu te mainisite, hinnad on kallid, et tegelikult selline lemmiklooma snäkid on väga nagu tõusev trend. Me peame neid nüüd maitsma, ma saan aru. Te võite maitsta, kui te julgete, sest need on lemmikutele ja miks seda lemmikutele tegelikult niimoodi tasub seda ümarmudilat kasutada, on see, et tal on madal rasvasisaldus ja lemmikutel tänapäeval on probleem, et ma ei tea, kas te oskate pakkuda, kui paljud lemmikud on ülekaalus? Ei. No, mina ei oska. Ma pakun 67,5. Ma pakun 99. No nii hull ei ole, aga 1/3 lemmikutest on tänapäeval ülekaalus. Miks nad ülekaalus on? Sest sa tahetakse kanda nii-öelda lemmikule seda kõige paremat kommi, annad maiust niimoodi ülekaalale. Annad kommi koerale? Nende kommi? Jah, nende kommi ja need on siis madala karvastusega snäkid. Huvitav, sinu kass on olnud viimased 7 aastat juba sisuliselt
nagu sinu juures vanade kodus. Ta on endiselt veel elus, ma saan aru. On elus. Ta ei saa ülekaalusi olla ometi, ta on ju nii vana juba. Ei, ma näitan temast kõige värskemat pilti just. Siin on täitsa elus terve kass näha. Siin ei ole hullu midagi. Saad aru, ma näen esimest korda elus üldse su kassi. Me oleme nii kaua koos, see ongi su kass. See ongi minu kass. Issand, ma olen kuidagi kujutanud, et ta näeb ikkagi väga narts välja. See on täitsa normaalne kass. Tead, mis on tema pikaealise saladus? Soodushinnaga toit. Ei ole seda preemiumit, ei ole kolmandik ülekaalus. Ja natukene. Ja aina natukene, sest kass ei saa ju paks olla. Ma arvan, sa võite veel kiirelt viia loomade varjupaika. Selline kass võetakse ära küll. Ma ei tea, ta on juba üle 10 aasta vana ka, äkki keegi taha enam. 10 ainult või? Jah. 10 ei ole vana. Ma ka ei saa aru, sa oled rääkinud mulle 7 aastat ime, et su kass on elus, et tuleb välja, et ta täiesti tavalises vanuses tavaline kass. Sul on täiesti tavaline normaalne kass, keda sa ei ole lihtsalt normaalselt kasvatanud, sellepärast ta teeb sulle mingit jama kogu aeg. Inimene ei ole õpetanud talle, kus tualetis käia. Asi on ikkagi minus, jah. 10 aasta jooksul. No veel on aega, ta on nii noor kass. Äkki Robbie saab midagi kaasa võtta kassile, et kas maitsevad. Aga me teeme nii, et ma panen siia suppi sisse ja siis mõlemad peame ühte proovima. Sa proovid ka ühte? No, muidugi. Vasakpoolne, keskmine või parempoolne? Ma tahaks käe ise su sossusse panna. Aga ärme palun peatuda pikalt. Anna parempoolne siia siis. Sina pead esimesena sööma, et sa teaksid. Ma võtan keskmise. Sa võtad keskmise, jumal tänatud, ma neid kartsin. Kõige suurem. Minul on külm kuivatatud, need on tõesti niimoodi kuivad, et need on nagu sellised lemmikule mõnusad pehmed. Sina said Pärnus tehtud mõnusad küpsised ja sina said toortoidu. Need on kuni 40 kraadi juures kuivatud. Mees sai vinnutatud kala endale. Ma sain vobla endale. Jah, see on niisugune kuima. Aga hea kala maitsev. Täitsa maitsev, kusjuures te võite ka pärast proovida. Ei, no voblana. See on ikka vinnutatud. No soola ei ole. Kas nüüd on õige aeg öelda, et minu kass kuivutoitu ei söö, nii et mul ei ole vaja? Ma sain aru, et ta on nii vana, et tal ei ole enam hambud suus, et ta ei suudagi neid läbi närida. Nüüd tuleb välja, et ta on kõigest 10 aastat. Ma ei oska midagi öelda, ma ütlen ausalt, ma rohkem ei taha. Ta on niisugune mõrkes ja natuke imelik, eks ole. Aga no siin ei pea muretsema, need on lemmikutele, mitte inimestele. Arusaadav. Minu omade pole viga. Ei ole viga. Aga võid kaasa võtta, Robbie. Ei ole üldse halb, no. Ei ole jah. Et kui ma annaks oma 3-aastasele poisile, et ta krõbistaks teleka ees need mõnusasti ju. No ikka lõpuks tuleb vobla maitsena. Ma olen praegu natuke pahviks löödud, et tavaliselt ju vaatad seda krõbinat, siis et selle paned ju ruttu ära ja ei taha sinna poole vaadatagi. Kõige halvem koht on siis, kui tuleb pähe ikkagi, et mis see on. Siis hakkad nagu... No Jüri on kõik proovid. Muidugi, milles küsimus? See on kõige huvitav. Ei ole, ma praegu ei soovi. Ei, ma praegu ei soovi rohkem. Okei, selge. Ma lootsin sind haneks tõmmata, et sa võtad, siis ma ei võta. Igal juhul las need jäävad. Sa andsid nii ideaalsed nagu selle kirjelduse, et me ei hakka seda ära rikkuma. Nii, mis me nende järgmist toodetega peaksime maitsma? Siin on selline äge kontseptsioon keskkonnasõbralikkus, et kui muidu õunamahla pressjääkides tekib hästi palju maailmas, tonnides tekib seda, visatakse põllule, siis tegelikult on see väga tervislik osa ja siia me panimegi tootesse 1/3 sellest tootest on see õunamahla pressjääkis tehtud. Et seal on siis 1/3 seda pressjääki. Oi, aga see on täpselt sama värvi nagu mu lapse esimene tahketoit. Meil inimesed sõid 3 nädalat iga päev 2 pakki. Me nägime tõesti, et esiteks nende kõhubakterite koosseis muutus paremaks ja teiseks ka kolesterool natuke langes. Oota, me paneme 2 pakki päevas. Nad olgem ausad, nad tõenäoliselt võtsid ka umbes 17 kilo alla. No mitte nii palju, aga natukene võib-olla. No on ju. Sest kiudainet teatavasti täidab kõhtu, sa ei saa üle igast suhkrut. Kas me tahame mingi diili teha, et mul on üks kaassaatejuht, kes viimasel ajal nagu sööb rohkem kui tavaliselt ja mul on selline tunne, et tal on ka kuidagi nagu geneetiliselt ikkagi kaasasündinud selline seedimismure. Ma soovitaks tal tulla siis meie tervisemõju uuringusse. Ei, ma ei mõelnud üldse tervisemõju, ma mõtlen seda, et kui see juba nagu vähendab kaalu ja paneb rohkem masinat tööle. Lasen tal info meili panna, ma saadan Piretile edasi. 2 päevas, jah? Ma olen praegu poole peal esimesega. Ta on väga naturaalne, ma ei tunne siin mingi üleliigset magusust, nagu tihtipeale nendel smuutidel on. Sa võib-olla ei usu, aga mul on kaal luba langenud 7 kilo. Praegu või? Inimene kõhnub meie silme. Nii, ole ja räägi, Rain, mis need on? Ma paluks teil kõigepealt nuusutada, võite kumbki ühe võtta, et kirjeldage, mida te tunnete. Martsipani lõhna, ütleks. Martsipan, väga hea. Mandel ja martsipan. Ei, päris mandel ei ole. See on ka mingi jääk või? Jah, see on jääk. Saia leivapuruna. No mul viskab natuke puukoort maitse poolest. Teate, mis on põhjamaine sidrun? Ebagudoonia, just. Et ebagudoonial on umbes 9% seemneid ja kahjuks see visatakse ära. Et neid seemneid võiks niisama ka muidu süüa, aga seal on natukene vesinüktsoniidi. Ehk siis ta on mürgine? Natuke. Saada oma kassile tervitusi, me tõenäoliselt ei kohtu mitte kunagi. Me pidime töötama välja sellise tehnoloogia, et see tsoniid minimaliseerida, et seda oleks ohutu tarbida. Ja nüüd siis loputame selle kõik alla. Tripsi Chillax. See on alkoholiga? See tundub selline jook, mis võiks pärast nagu ikkagi
sõitma panna. Need on alkoholivabad, selles mõttes see oli nagu üks kontseptsioon, kui me koostöös Livikuga need joogid arendasime, et alkoholivabad, et tänapäeval inimeste alkoholi tarbimine väheneb trendina, aga nad tahavad mingit jook pakuks mingit elamust. Teil on valida nagu seal kuulsas Matrix filmis, kas sinine tablett või punane tablett. Mis seened siin sees siis on? Shiitake ja reishi. Siin on nagu jõuga pandud peale ikka sellised vähe nagu sellised elemendid, mis tunduvad noortele põhjusena, miks nad ei joo alkoholi. Energilist enesetunnet loovad hibiskust ja adaptogeensete omadustega Hiina sidrunväändiku sisaldav seeneekstraktiga jook. Mina oma seente kohta nii palju ei küsi, ma tarbin. Korra viskas sellise meeõlle värvi natukene vahutas ja nüüd on ta selline tume mõdu jah, et maitse poolest, kui jood seda, siis ei ütle, et sa näiteks kombutšat jood. Ta on lihtsalt selline vähe tummisema maitsega kui lihtsalt üks limonad, kus on palju suhkrut ja võõrad maitsed. Sinul ongi selline mõnus chillimiseks, balderiani, kummel, kõik sellised rahustavad menis. Palju juua võib enne, kui tudu peale tuleb? Sõltub individuaalselt, me tegime kusjuures nendega inimkatse, et inimesed reaalselt said koju need purgid ja nad andsid tunni aja jooksul oma enesetundele tagasisidet ja see chillaks tõesti rahustas inimesi. Eufooria peab tunnistama inimesele, kuidas kellelegi. Tõmbab käima hoopis. Mõne tõmbas, mõni oli neutraalne, nii et vaatame, kuidas sulle mõjub. Ma tunnen seda seene sellist umami maitset. Sul peaks mingi telesaade olema, kus sa räägid toidust. Ma räägid sellised sõnum, mida mulle isegi korda mõttest tulnud praegu. Ta vajab ikkagi harjumist. Ta ei ole nii, et minu maitse meelele ma joon ja kohe on, nii, aga sinu jook? Minu oma on kõike see, mida sinu oma ei olnud. Tõesti nagu tee ja magus. Sul on täitsa tee, jah? Jah, aga tal on see naturaalse õunamaala maitse nii kuivalt juures. Seenevärki siin ma väga ei tulnud. Jah, aga see on selline tuttavam. Ja seal on veel guaranat natukene, ehk siis jälle seda ergutavad, see naturaalne kofeiiniallikas ja ka selle teelehe ekstrakti. Ma hakkan nüüd siis vaikselt nagu tuttu jäämas, mul on väga mõnus olla. Te lähete siis koos, ma saan aru, peole? Jaa, me nüüd paneme siukse peo siin kõrvalruumis püsti, et ise ka ei usu. Kindlasti teil kuskil on salased ruumid, kus te testite ka erinevaid alkoholijooke, eks ole? Võib-olla ei tea. Nüüd me jõuame sinna ka ühesõnaga, sina jää nüüd siia tuttu. Ma jään seda tuttu, teeb pigem vaadake. Testinda kõik need alkoholid jookid ära, anname tagasisidet. Kas seal saab ka niimoodi, et testi tund aega ja anna siis tagasisidet? Seal on ka see reegel, et kui me alkoholi testime, tund aega pärast seda on paus, sellepärast et sinu töövõime langeb pärast seda testimist. Minul küll mitte. Ah soo, ja siis sa iga hommik tuled, et loodame, et täna on mõni alkoholne test. Ma ei viitsi tööd teha. Ma võiks ka kogu päeva kestva testi ära teha, et ikkagi siin on 4 lubatud, kui 40 tarbid, mis siis saab? Igal juhul aitäh kutsumast, väga põnev maailm ja nüüd siis teate, et kuidas käib see arendamine ja kuidas seda kõike testitakse. Nii et jääme siis ootama uusi põnevaid tooteid, mida proovida. Andke kõigile toodetele võimalus, sellepärast et kunagi ei tea, kuna leiad midagi sellist, mida sa terve elu oled tahtnud.